Oleme Aardla linnuvaatlustornis ja oleme tulnud siia vaatama linde binokliga, aga samas ka vaatama binokleid endid. Ehk siis räägime 5 olulisest punktist, mida binoklite kohta teadma peaks. Esimene asi, miks on ühed binoklid sellised sirged ja teised sellised astmega? Väga lihtne, nende siseesitus on natuke teistsugune või oluliselt. Ühtedel on sees katusprisma ja teistel on sees porraprisma. Keerulised nimed, aga põhimõtteliselt silmaga on näha, et nende ehitus on erinev, seega katusprisma on meil kompaktsemad ja tegelikult ka pildiliselt paremad binoklid, kui on sellised astmelised ehk siis porraprismaga binoklid. Teine oluline asi binoklite juures on, miks on siin okulaadi ümber sellised rõngad, mida saab välja ja sisse keerata. Väga lihtne, see on sellepärast, et vaadata oleks mugavam. Ehk siis, kui nad on meil sisse keeratud ja me üritame vaadata, praegu mina, kes ma prilli ei kanna, siis mul on õudselt ebamugav ja pilt on kõõrdi ja ma ei saa midagi aru. Kui ma nüüd välja keeran, siis taotin just vastu kulme ja pilt on mõnus ja mugav vaadata. Seega, see on tegelikult sellepärast, et binokli need okulaarid oleks meie silmast õigel kaugusel. Kolmandaks võib teinekord tekkida küsimus, et kui me muudkui vaatame ja teravustame siit rõngast, eks ole, aga pilt päris korralikult teravaks ei lähegi. Selle jaoks on tegelikult olemas siin üks eraldi rõngas ühel okulaaril, mida nimetatakse dioptri korrigeerimiseks. See tähendab seda, et kui me tegelikult võtame binokli, siis kõigepealt me vaatame vasaku silmaga siit läbi, paneme siit teravaks ja ei muuda. Saad samasse kohta, vaatame parema silmaga läbi ja paneme parema silma paika. Ja kui nüüd hakkame teravustama, siis nad teravustavad ilusti paralleelselt ja meil on ilus, selge ja terav pilt. 4. oluline asi on numbrid binokli peal. Binokli nimetustes on alati vähemalt 2 numbrit, mille vahel on kordaja märk. Ja kui lähete binoklit poodi valima, siis vaatate, siin on näiteks 9 korda 42. Mida see tähendab? Tegelikult on lihtne. 9 korda tähendab, et see on 9-kordse suurendusega binokkel. Ja 42 siin taga tähendab just nende välimiste okulaaride läbimõõtu millimeetrites. Mida suurem on esimene number, seda kaugemale te näete. Ja mida suurem on teine number, seda rohkem valgust siit läbi tuleb ja seda hämaramas on võimalik binoklit kasutada ja seda ilusam ja teravam on pilt. 5. küsimus, mis kummitab, on miks on üks binokkel näiteks 2 korda kallim, kui on teine binokkel. Kuigi me vaatame kõrvuti, nad on justkui ühesugused, isegi numbrid võivad samad olla peal. See on sellepärast, et kuigi nad on optilised süsteemid, kaetakse kõik läätsed vääristustega. See tähendab seda, siia peale kantakse keemiline kiht, mida siit peaks olema nagu näha. Ja see keemiline kiht tagab teravama pildi ja väiksemad värvimoonutused. Ja kallimatel binoklitel on see kiht lihtsalt parem. Ja sellest tulenevalt on ka vaade parem, silmadele mugavam vaadata, saate kauem vaadata, pilt on teravam ja siit ka paraku hinna lisa. Aga mis binoklid meil üldse siin täna on? Minu vasakus käes on Pentaxi binokkel 9x42 DCF BR. See on väga hea binokkel, just nimelt keskmises hinnaklassis ja vääristustega, ilmastikukindel, veekindel ja 9-kordse suurendusega, mis on sellise, ütleme, pühapäevavaatle jaoks ideaalne binokkel. Minu paremas käes on Pentaxi 10x50 DCF VP2. See on nüüd, nagu te isegi näete juba, tegemist on porraprismaga. Ja tema on nüüd 10-kordse suurendusega ja tema esimesed okulaarid on lausa 50 mm läbimõõduga. Samamoodi veekindel, ilmastikukindel ja vääristustega binokkel. Minu kaelas on aga Pentaxi binoklite lipulaev. See on siis DCF ED 10x50. Samamoodi 10-kordne suurendus ja esiokulaarid on 50 mm läbimõõduga. Aga see on nüüd samamoodi, kõigepealt on ilmastikukindel. Ta on igasuguste vääristustega, ta on veekindel ja ta on magneesiumist korpusega, mis tähendab seda, et ta on tugev tükk. Need olid 5 punkti, mida binoklite kohta teadma peaks. Teeme pausi või? Need olid 5 punkti, mida binoklite kohta peaks teadma. Minu käes ja kaelas on 3 binoklit, mille varal me neid punkte vaatasime. Pentaxil on veel palju rohkem binokleid. Terve rida erinevas hinnaklassis ja erinevate omadustega. Nad kõik ei mahtunud mulle paraku ei kätte ega kaela, aga Fotopointi poodides on nad ilusti riiulitel olemas, nii et seal võite nüüd oma uusi värskeid teadmisi minna
katsetama ja omale binokli välja valida. Mis teha? Päris jõhker.